Tere tulemast vaatama ja kuulama hoolimise lauanurka. Oleme jõudnud 9. osasse. Kevad on kätte jõudnud, loodus tärkab ja haridusmaastikul on ka tulemas uued ärkamisajad. Ja ma pean silmas seda, et käimas on vastuvõtt kutsekoolidesse. Ehk siis noortele on selline uus tärkamisaeg tulla järgmisse õppeastmesse, näiteks üldharidusest kutseharidusse ja püüda siis leida endale see sobiv eriala, millele siis nüüd hakata uuesti keskenduma ja endale selliseid vaimuvilju koguma. Selleks, et toevajadusega noorele oleks sisseastumine kergem ja ta suudaks orienteeruda selles protsessis, mis kõik toimub sisseastumiste ümber. Me püüamegi täna anda omapoolse panuse sellesse, et see oleks kerge. Et oleks arusaadav, mida tegema peab, milliseid võimalusi on noorel õppima minna ja kuidas just siis noor saaks leida endale selle õige eriala, mis temale kõige paremini sobiks. Selleks, et lahti seletada lihtsalt ja arusaadavalt, mis siis vastuvõtuga kaasneb, olen saatesse kutsunud 2 toredat inimest, kelleks on kõigepealt Helen Johanson, tere! Tere! Helen tuleb Tartu rakendusliku kolledžist Voko ja on tugikeskuste juht. Ja teine külaline tuleb Astangu kutserehabilitatsiooni keskusest, Kadri Norit. Tere! Kadri on siis Astangu keskuses tugiteenuste arendamise osakonna juhataja. Nii et ma kõigepealt küsikski teie käest üldse seda, et ma siin juba ütlesin noorele, et vastuvõtt kutseharidus hakkab pihta, siis miks üldse noor peaks kutsehariduse nagu valima? Mis on kutsehariduses midagi seda nagu ägedat, mis nagu eristub siis võib-olla üldharidusest ja tavalisest gümnaasiumist? Ega noorel ongi valik peale põhikooli, milline suund võtta, et kas minna praktilise õppe peale, mida pakub siis kutseõppe, või minna teooriate peale, mida pakub siis gümnaasium. Et kutseõppe on kindlasti sobiv noorele, kes tahab õppida läbi praktiliste tegevuste. Ja tegelikult kutseõppes on väga lai valik erialasi, et tuleb leida lihtsalt see eriala, mis sind kõnetab. Helen? Jaa, et ma arvan, et üks asi on kindlasti see, et kutseharidus on need võimalused on nii palju laiemad, kas või see, et tõesti see sobib nii võib-olla rohkem tuge vajavale õppijale, kes gümnaasiumisse ei saa minna, kui ka sinna teise otsa väga andekale õppijale, kes väga täpselt juba teab, mida ta tegelikult teha tahab. Ja võib-olla gümnaasiumi võikski valida see noor, kes pigem juba teab, et ta tahab minna sellist akadeemilist teed ja kõrgharidusse, et noor, kes võib-olla rohkem tööturgu sihib või kes veel mõtleb, mida ta seal ülikoolis täpselt õppida tahaks või teab, et ta peaks võib-olla ka töötama äkki oma õpingute kõrvalt, et siis on kutseharidus kindlasti ka kiirem tee sinna tööturu poole vaadata, et ja muidugi jah, neid erialasid on iga aastaga tuleb nii ägedaid asju, mida õppida saab, et juba seetõttu tundubki, et miks minna gümnaasiumisse, kui saab kohe hakata ägedaid asju tegema. Jaa, et täiesti nõus teiega, et kutsehariduses on võimalik valida, ma arvan isegi mitmekesisem endale õpitee, mis vastab rohkem ka sinu hetke nagu võimetele, et sa ja ka seal on võimalik leida just see õigem erialad, mida sa siis tahad teha, et see valiku võimalus on suurem tegelikult tõesti kui üldharidus, et ma olen teiega nagu täiesti pärisin. Ja see ei võtta ära võimalust, et seda siis saaks ülikooli minna, et tegelikult ka peale kutsekooli, kui tahad kõrgharidust, siis on ka see tee võimalik. Ja juba kui sa ülikooli lähed, sul on olemas üks amet, mida sa oskad ise oma kätega teha. Ja öeldakse, et tuleviku tööturg muutub selles suunas, et hakkama saavad need, kes oskavad ühendada kätega teo koos peaga. Ehk siis nii oskad mõtelda ja kui ka kätega midagi teha. Et see on selles mõttes on tulevikku silmas pidades ka nagu oluline. Ma korra küsiks ka teie käest veel seda, et kuidas teie just ütleme siis tugivaldkonna juhtidena tajute või tunnete seda, et käib kutseharidusreform. Kuidas see teie tööd on mõjutanud
või näete juba, et tulevikus hakkab mingil kujul mõjutama? Mina räägiks praegust tase 2, tase 3 õppekavadest, et tegelikult seal reform ei käi sellisel määral nagu tase 4, millest saab Helen rääkida täpsemalt, et praegusel hetkel tegelikult tase 2, tase 3 erialade valik ei ole väga suur. Et üle Eesti on väga palju ühetaolisi erialasi, näiteks abikokk, abipagar, puhastusteenindaja, et seda ühte sama eriala on võimalik mitmes kohas õppida. Et ma näeks, et reform astub järgmise sammu ja ka tase 2, tase 3 erialadele läheks laiemaks valik ja need õppekavad läheksid laiapõhjalisemaks. Et praegust üks näide on, mis on siis toitlustus ja teenindus, abitöötaja eriala õppekava, et mis on siis laiapõhjalisem ja annab nagu tööturul neid valikuid rohkem. No tegelikult praegu vist Haridus- ja Teadusministeerium väga teadlikult tegeleb selle poolaga ka, et meil oleks laiapõhjalisemaid tase 2 ja tase 3 õppekavasid, et see selline samm-sammult on mindud, et ma saan uuest õppeaastast ka üks õppekava siin koolidel on nagu välja pakutud või ka meie astungulise käivitame selle, mis see täpne toitlustus ja teenindus. Toitlustus ja teenindus valdkonnas oli, on. Kuidas sa kutseharidusreform, ütleme siis Tartu Vokot mõjutab või on mõjutanud? Ja no mõjutanud on nii palju, et ega vilgas töö nüüd käinud terve õppeaasta, et teha ka ettevalmistusi. Me küll nende 4-aastaste õppekavadega juba läksime pilootidega teele esimestega ja juba natukene oleme katsetanud, aga kindlasti muutub ka see, et õppimiskohustusega õppija tuleb meile nüüd sellest aastast, et seni on tegelikult meie õppija olnud ikkagi meie juures vabatahtlikult ainult. Et nüüd võib-olla tullakse ka seetõttu, et seadus kohustab ja ka õppijate arvu näeme me suurenevat just nimelt siis nagu põhikoolijärgse õppija arvelt, et kes võib-olla ka tugikeskusel selline kõige põhilisem klient tegelikult on, kuigi toetame ju kõiki. Ja loomulikult, et kutsevaliku õppe muutub ettevalmistavaks õppeks ja ka nende õppijate arvud lähevad suuremaks, et kindlasti toob see omajagu muutusi kaasa, et praegu käib vilgas töö, et teha neid ettevalmistusi ja et oleksime siis sügiseks valmis. Ettevalmistavast õppest ja kutsevaliku õppest või siis õigemini öeldud, et sellest õppeaastast lõpeb ära kutsevaliku õppe, kutsehariduse see asendub või seal asemel tuleb ettevalmistav õppe, sellest räägime saate teises pooles pikemalt. Aga nüüd on see hetk, kus me anname sõna oma tublile projektijuhile ja Remi Gregorile, kes käis ja intervjueeris Haridus- ja Teadusministeeriumist peaekspert Marelle Mölli ja ka küsis samu asju selles mõttes, et kuidas kutseharidusreform on mõjutanud ja mis on nagu plaanid ka siis õppekavadega nii teise kui nii kolmanda kava omadega ja üht-teist veel. Aga vaatame korra nüüd seda intervjuud, mida Remi Gregori läbi viis. Nii, mida toob kutseharidusreform kaasa toevajadusega noorele? Mina tahaks loota, et mitte midagi ei too teistsugust, kui siiamaani on olnud. Pigem võib-olla, kui sa niimoodi nüüd küsid, siis ma tahaks öelda, et ta toob võib-olla suurema toe pakkumise kõikides koolides, sellepärast et kohustus on koolidel nüüd nõustamiskeskust, ma nimetan nii ehk inimesi, kes abistavad, toetavad õppijat läbi tema õpiprotsessi, et neid saab olema rohkem. Tegelikult ju kutsehariduse reform toob kaasa, ütleme, õppimiskohustusena selle, et kõik peavad edasi õppima. Ja see võib-olla ongi ka toevajadusega õppija jaoks kõige suurem muudatus, et kui ta mõned, kes ei läinud enne peale põhikooli edasi õppima, siis nüüd on ka nendel kohustus täita neid õiguses olevaid tingimusi selleks, et õppimiskohustust täita. Milliste tasemetega õppekavadele on toevajadusega noorel võimalik õppida? Ei ole piiranguid, kõik sõltub ju toevajadusest, et kui ma räägin, et kutsehariduses on õppekavasid tasemest 2 kuni tasemeni 5, siis mina ei arva, et toevajadusega õppijad on ilmselt meil ka täna igas tasemes. Lihtsalt tuleb vaadata, et milline on see toevajadus. Kui on suurem toevajadus, siis kindlasti on tema jaoks võib-olla teise taseme õppekavad ja ka kolmanda taseme omad, kellel on väiksem toevajadus, sellel on 3., 4. tase.
Võib-olla vaadata toevajadust ka sellisel moel, et kui ta ei ole võimeline seda keskharidust õppima kutsehariduse sees, et siis ongi tal ainult kutseõppe, eks ole, tasemel 4. Aga mina ei välistaks midagi, lihtsalt tuleb selgeks teha, milline on see toevajadus õppijal. Milline erinevus 3-aastaste kutsekeskhariduse õppekavade muutmisele 4-aastaseks? Kõige suurem erinevus ongi see, et õppija ei pea enam valima eriala, vaid ta valib oma kutsetegevuse valdkonda. Ja see on väga suur muudatus selleks, et siseneda kutsekooli, sa pead tegelikult teadma ainult seda, et milline valdkond sind huvitab. On see metsandus, on see merendus, on see riigikaitse, on see tehnoloogia, inseneeria, et see on täitsa ükskõik. Sa astud sinna sisse ja sa saad nagu pikemalt mõelda, sulle tehakse selgeks, mis valdkonnas, mismoodi seal toimetatakse, kus sa tööle saad minna ja millist siis juba spetsiifilisemat eriala või suunda näiteks sa seal sees valid. Et see on üks nendest. Teine on see, et üldharidus seal sees läks oluliselt suuremaks, ehk et kui ennem oli meil kutsekeskhariduses 780 tundi puhast üldharidust, siis nüüd on 2080 ja see on kõige olulisem muudatus. Ja selle muudatusega me siis tahame anda võimaluse paremaks baasiks, et õppija saaks minna edasi õppima ka kõrgkooli, kui tal see vajadus või soov peaks olema. Mida toob kaasa suund muuta 2. ja 3. tasemete õppekavad laiapõhjalisemaks? Me katsetame ja piloteerime praegu ühe õppekavaga seda, et kui tööandjad ja OSKA raportid kirjutavad, et oodatakse tööturule ikkagi mitmekesisemate ja laiemate kutseoskustega ja õpitud oskustega inimesi, siis see on üks võimalus, kus ka toevajadusega inimestel oleks päris mitu kompetentsi nagu õpitud, et ei ole ainult ühe kompetentsi baasilt, vaid ta saab mitu kompetentsi. Aitäh Remi Gregorile ja aitäh Marelle Mõllile Haridus- ja Teadusministeeriumist. Head saatekülalised, et aga aitamegi nüüd omakorda veel meie vaatajatel ja kuulajatel paremini mõista 2., 3., 4. teine, 3., 4. taseme õppekavad. Mida need siis täpselt tähendavad, mis see vahe neil on? Et kui noor nüüd otsustab, jah, kutseharidus on minu jaoks, siis millist taset siis võiks valida? Ma alustaks kõigepealt see, et noor peaks mõtlema, mis eriala ta tahab õppida ja siis tulevad alles, mis tasemel see õppe on. Et kutseõppes on hästi oluline, et noor teaks, mis on tema oskused, tema võimed ja mis on tema soov õppida, et mis südamelähedane eriala on. Ja siis tulevad alles need õppetasemed. Aga 2. ja 3. tase on põhiharidust nõudeta õppimisvõimalustega õppekavad siis. Ja seal on nõuded sellised, et sa oled nagu abitööline, et kui sa omandad selle eriala, et sa ei ole spetsialisti tase, vaid kõik käib läbi juhendamise. Näiteks 2. tasemel eriala, mis on siis ka Astangu keskuses puidu abitööline, et seal õpitakse puidutöö, käsitöö oskuseid ja 3. tase on puidutöötleja, kus siis on juba kus õpitakse masinate taga tööd. Et tase 2 on siis nagu lihtsamate oskuste õppimine, tase 3 juba kõrgemate ja näiteks masinatega tööoskuste õppimine. Ja tööle tegelikult, kui kandideeritakse, siis seal ei ole vahet, on see tase 2, tase 3, vaid see ongi see, et abitöötaja, kellel siis on juhendaja kõrval, kes juhendab, aitab tööülesannete täitmisel. Ja tase 4? Ja no tase 4 siis tegelikult on tõesti juba nagu öeldi, et sa oled juba spetsialist, tegelikult iseseisev töötaja, et sellist pidevat juhendamist pärast oskuste omandamist enam ei ole, et sa mõistad siis iseseisvalt tööjuhendit ja suudad oma ülesandeid täita. Ja seal on tegelikult ka veel omakorda võimalused, et kas valida siis nii-öelda vanasõnaga kutsekeskharidus või nüüd pigem siis võib-olla selline rakenduslik keskharidus on see uus sõna, mida võib-olla vanemad või õppijad võivad kohata, et on võimalik saada siis eriala ja siis keskharidus samaaegselt või siis õppida tõesti ainult eriala, ilma siis keskharidust sinna juurde siis saamata. Ja võib-olla, mis nende tasemete juures minu jaoks kutsehariduses hästi tegelikult oluline ja tore on see, et tegelikult nende tasemete vahel on võimalik liikuda. Et meie küll julgustame vahel ka, kui me ei ole selles jõukohasuses väga kindlad, näiteks alustamegi seal 3. tasemelt
meil on ka seesama puidupingi operaator näiteks ja kui seal läheb väga hästi ja kõik sujub, et siis on ju tegelikult võimalik sinna 4. tasemele minna õppida edasi ka distleriks või siis ka vahel vastupidi, et kui juhtub, et ei saa seal 4. tasemel, et siis on võimalik ka vahel 3. hoopistükkis liikuda. Ehk siis teine ja 3. tase on, et sa töötad koos juhendajaga? Juhendaja on kõrval, kes sind abistab, mitte see, et ta on kogu aeg su kõrval, vaid see, et ta aitab sul näiteks uusi tööoperatsioone õppida, näiteks aitab, kui on mingi kemikaalide kasutamine, mingi masinate kasutamine, siis ta aitab ja juhendab sind selle töö juures. Ja 4. siis suudad teha iseseisvalt? Jah, et loomulikult õpetaja õppeprotsessis või siis seal ka praktikal sind juhendatakse, aga jah, et õppe lõpuks siis peaksid olema iseseisev spetsialist tegelikult. Mulle Helen väga meeldis, mis on nagu välja tõid, et ei maksa nagu kohe võib-olla seda suurt ampsu ammustada, kui me ütleme, et näiteks võib-olla, ma ei tea, see 4. tase on hästi suke suur, et kui sa kahtled endas veidi, siis tasub alustada madalamalt astmelt, aga sellega ei ole su elu läbi, vaid vastupidi, sa kogud enesekindlust, sa kogud teadmise julgust ja liigud siis järgnevatel aastatel tase kõrgemale. Aga kui siit nagu tulla ära, et kuidas siis noor mida ta peab siis nagu mõtlema, et nüüd, et okei, ma nüüd siin sain aru, mis need tase 2, tase 3, tase 4 on, aga kui ma vaatan nüüd ise endasse, kummale ma nüüd siis lähen? Kummale ma võiksin minna? Et mida noor endas nagu siis peaks vaatama selle küpsuse astmest just, et see leida see õige tase? No mina arvan, ega ta ei peagi seda üksinda mõtlema tegelikult, eriti kui sa oled selline alles värske põhikooli lõpetaja, et kus sina siis teadma tegelikult pead ja sa ei ole ju kutsehariduses kunagi toimetanud, et sa tegelikult ei tea, mis sind ees ootab. Et meil kutsehariduses töötab ju ka väga palju spetsialiste ja minu teada kõik kutsekoolid ootavad tegelikult ka vajadusel nõustamisele, et ka meie juurde saab tulla nii karjääri nõustamisele, saab tugispetsialiste kaasata, et me saame tegelikult üheskoos välja selgitada selle, et milline tase võiks olla alustuseks kõige parem tegelikult. Et võib-olla jah, ise võiks enda peale mõelda seda, et mis valdkond nagu huvitab, et sellise enesetundmisega niikuinii me kõik peame terve elu tegelema, aga võib-olla seda taset, ma arvan küll, et noor ei peagi seda ise nagu välja mõtlema hakkama, et ja siin aitavad ka avatud uste päevad koolidel, et minna tutvuda selle õppekeskkonnaga, küsidagi küsimusi, mis see õppetöö tähendab, palju seal teooriat on, palju seal praktikat on, mida ma pean näiteks masinatest kasutama, mis on need oskused, mis mul peavad olema ja siis on juba tekib ka endal ettekujutus, nagu, et mis see eriala võiks olla, mis minu oskused on, et kas ma peangi õppima, nagu see näide puiduõpe oli, et ma üldse pean oskama neid puidu käsitöö oskuseid ja siis alles lähen näiteks masinatöö peale, et mulle võib väga puit meeldida, see on väga hea, ma tean juba, kuhu suunas ma tahan liikuda ja kooli avatud uste päevadel või eraldi külastuseks leppides aeg kokku, et ma saan küsida täpsemalt neid küsimusi. Ja loomulikult on seal osa ka põhikoolil, et kes aitab ja nõustab seal karjääri osas, et õppija ei pea teadma, ükski inimene, tavaline inimene ei tea, mis on tase 2, tase 3, tase 4 erialad, et selleks ongi siis põhikoolis nõustamised ja ka kutsekoolide juures nõustamised. Et see nagu ka Marelle Mõll oma meile antud intervjuus ütles, et ega siis ei noor oluline, et ühelt poolt kokkuvõttes tuleks nagu õppima ja selle raames saab nagu siis vaadata, et millisele tasemele ta siis just täna nagu sobitud ja seda aitavad siis kutsekoolis teha teatud inimesed. Jah, et ütleme, riikliku õppekava lõpetanud noor tõenäoliselt saab kenasti hakkama ka nendel 4-aastastel laiapõhjalistel valdkondadel, aga jah, tõesti võib-olla, kui seal on juba olnud mingid kohandusi õppes või on rohkem tuge olnud vaja, et siis ma arvan, et on kõige parem spetsialisti poole pöörduda. Ja veel viide Marelle Mõlli intervjuule, mis ta kenasti välja toob, et oluline ja ka teie tõite välja, oluline on tegelikult, et ka noor suudaks kõigepealt ikkagi leida selle valdkonna. Ja ma saan aru, et ka uued õppekavad, mis puudutab 4. taseme omasid, seal ei peagi kohe tegema seda väga konkreetset eriala valikut, vaid sa valid valdkonna ja siis õpid aasta ja siis sul on võimalik teha see konkreetne eriala valik olles. Nii siis, jaa. Aga kuna te olete ikkagi kohale tulnud saatesse, üks siis Astangu Kutserehabilitatsiooni keskusest, teine
Tartu rakenduslikust kolledžist Vokost ja me selle saate täna muideks salvestame Tartu stuudios. Ja Helen, me mõlemad siis Kadriga selles mõttes tulime Tallinnast, et ma saan aru, et tartlastel on kombeks vahest tunne, neil on, et tallinlased ütlevad, et Tallinnasse sõit Tartust on lühem kui Tallinnast Tartusse tulla ja siis lepime kokku Tallinnas kohtumised. Me just nüüd siis tõestame, et tegelikult ikkagi on täpselt see 180 kilomeetrit natukene, et on ühe kaugusel, me mõtlesime tuleme siis siia Tartusse, et sa ei peaks Tallinnasse tulema. Ja väga tore, võib teine kordki. Aga ma siis tahaks küsida, mis on võimalused Tartus siin õppida noortel kutsehariduses siis, mis erialadel? No muidugi see nimekiri on hästi pikk, et tervet kodulehte ma ette ei loeks, et kõige lihtsam on tõesti minna sinna meie kodulehele ja vaadata, et me õpetame enamike valdkondi peale põllumajanduse, meditsiini, et meil tõesti saab õppida tehnilistel erialadel, elektrikuks näiteks, autode valdkonda, mehhatroonikat, meil saab õppida toiduvaldkonnas enamike erialasid, turismi valdkonnas, äri, IT, ilu, logistika, ja nendel siis omakorda on ka tõesti erinevaid spetsialiseerumisi, et meie erialade nimekiri on tõesti, me vist täna enam ei ole Eesti kõige suurem kutsekool, kuna Tallinna koolid seal ka ühinesid, aga kui palju teil õpilasi on? Umbes 3500 on see, millega me tavaliselt õppeaasta alguses stardime, et aga kui te Eestis ei ole kõige suurem, siis Tartus kindlasti olete suurem? Tartus ja siin Lõuna-Eesti piirkonnas oleme me tõesti selline suur keskus. Kas see põhjalik loetelu, mis ikkagi ütlesid, et kui nüüd on suurema toevajadusega noor, mis nendesse seal nagu välja tooksid tase 2, tase 3 õppesuunad, õppekavad? Ja, et 3. tasemel meil saab õppida abikokaks näiteks, abipagariks, puiduvingi operaatoriks, autopindade hooldajaks, rehvitehnikuks. Et need on need 3. taseme erialad. Meil 2. tasemes tegelikult on ainult puhastusteenindaja abilise valdkond hetkel, mida me küll avame nüüd üle aasta, et siis peaks ootama nüüd 1 aasta, et sinna siis sisse astuda, et on võimalik ka puhastusteenindaja 3. tasemele siis vaadata. Ja need, kes siis tõesti rohkem nagu abi vajaksid, et siis nendele jääb siis see ettevalmistava õppevõimalus. Ja teil on õpilaskodu ka, et kui Tartust väljapool tulla õppima? Ja, et meil seal umbes 600 õpilast elab ka õpilaskodus, et oleme tegelikult tõesti ka niimoodi üle Eesti meelitamas õppijaid, et mitte ainult tartlasi. Väga tore. Kadri, nüüd on see koht, kus me saame Astangust rääkida, et millised erialasid meil on ja Astang on siis eristub teistest kutsekoolides väga selgelt see, et meil on Astangul on ainult toevajaduse ja suure toevajadusega õpilased. Aga millised erialad meil on? Ma tooks kohe esimese suure vahe, et meil on kuskil 120 õppijat, ehk ongi see keskkond on täitsa teine võrreldes tavaliste üle-eestiliste kutsekoolidega, aga meil siis saab õppida abikokkaks, abipagariks, kaubandusabitöötajaks, siis uus eriala tuleb toitlustus ja teenindus, abitöötaja, puidutöötleja ja siis IT normspetsialist, mis siis on 4-aastane, ainukene 4. taseme õppe meil hetkel. Nüüd me rääkisime siis Tartust ja Tallinnast, aga mida te ütleksite nendele vaatajatele, kuulajatele, nendele noortele või noorte lastevanematele, et kes kuskil teisest linnast tahaksid oma noorele leida kutsekoolis koha, on ta siis rakenduslik kolledž või ametikool või kutsekooli nime all, et mida nemad peaksid tegema, et leida see eriala või suund noorele, mis te ütleksite neile? Esimene asi on jälle, et piirkonna kutsekooli minna külastama, et vaadata, mis see keskkond on ja tutvuda koha peal erialadega. Kõikidel koolidel on ilusasti kodulehtedel ka üleval, et milliseid erialasid nad pakuvad ja siis need erialad tutvustus ka. Samuti on nõue kutsekoolidele, et peab üles panema kodulehele info, et mismoodi toimub vastuvõtt, et millised on need hindamised, hindamiskriteeriumid, et nendega saab kõigiga tutvuda seal kooli kodulehtedel.
jah, ma soovitaks ka nagu vaadata, käia nüüd avatud ustepäevad ju järjest toimuvad koolides, kus saab hästi head infot ja tegelikult tõesti mõnele õppijale väga sobib see, et minna oma kodulähedasesse kooli, võib-olla ka väiksemasse kooli, et vahel meie ka Vokos näeme seda, et siis suuremat tuge vajavale õppijale on tõesti meie kool väga suur, aga teisalt jälle võib-olla julgustaks peresid julgemalt saatma just oma noort sinna ka õpilaskodusse elama, et ka see iseseisva elukogemus on mõnele õppijale tegelikult väga oluline, ja kus saab veel infot tõesti, et meil on internetist leida see kutsekoolide nimekiri tegelikult ju olemas, et vaadata tõesti, mis erinevaid valdkondi on ja mina soovitaks väga neid nooremeistri saateid võib-olla vaadata, et seal ka näeb, et kuidas noored siis tegelikult ise teevad neid asju, et ka sealt saab minu meelest päris head inspiratsiooni, et mis Eesti kutsehariduses toimub. Aga seda me vist võime küll mõlemad öelda, et igas kutsekoolis on ka tase 3 vähemalt 1-2 eriala olemas, et lihtsalt kodulehelt saab selle info. Sellega noor on siis, ütleme nii, noor on nüüd siis leidnud end selle kooli, on leidnud selle valdkonna, on isegi suutnud välja mõelda, et kas siis, ma ei tea, üksi või siis koolist, kellega nõu pidades selle taseme. Ja nüüd ta siis on, et tahab minna õppima seda eriala. Esiteks nüüd konkurss vastuvõtt on avatud, praegu käib vastuvõtt, mis kuupäevani teda käis? Vastuvõtt algab 30. märts ja 15. mai on kuni siis avalduste vastuvõtmine. See on siis põhivastuvõtt? See on põhivastuvõtt. Tulemas on ka pärast seda, et ärge heitke meelt, kes põhivastuvõtus võib-olla ei saa veel kohta, tuleb järelvastuvõtt, aga järelvastuvõtust räägime jälle natuke veidi hiljem. Nii. 15. mai on siis lukus avalduste esitamine ja pärast seda hakkavad vastuvõtu hindamised. Nii, aga ennem sellest, kui need vastuvõtu hindamist jõud, kuidas see avalduse saab noor, kuhu ta peab minema, et see avalduse siis esitada? Kas me ikkagi oleme juba jõudnud Eestis nii kaugele, et saab teha seda elektrooniliselt või peab jätkuvalt tulema paberikandjal kutsekooli, andma kuskil valvelauas tädi kätte, et soovin tulla õppima või kaugele me oleme siin arengus? No sais.ee on see, mis ikkagi elektrooniline keskkond, et sinna saab kõikidesse kutsekoolidesse oma avalduse siis esitada, sealt saab siis ka koos avalduse esitamisega teada, kuhu ja mis kellaks ma pean siis, kui pean minema füüsiliselt kohale näiteks vestlusele, et Vokos me enamike erialadega ikkagi vestleme enne, kui me vastuse anname. Ja muidugi, kui nüüd keegi ikkagi tuleb päriselt paberitega meile kooli, siis me võtame need ka vastu. Okay. Aga jah, et ikkagi enamik avaldusi meile vähemasti tuleb elektrooniliselt täna. Ehk siis elektroonilises keskkonnas Saisis? Ja Saisis on tegelikult väga lihtne seda avaldust täita, sest haridusandmed, isikuandmed tulevad teistest keskkondadest, et sa ei pea iseseisvalt seal neid otsima ega lisama. Aga mis ma tooksin välja on see, et ID-kaart peab olema, PIN-koodid peavad olema, et saaks sinna Saisi sisse. Mobiil-ID ja Smart-ID-ga. Ja me räägime nüüd ikkagi, et see peab olema õpilasel, mitte vanemal. Täpselt. Et kui esitab lapsevanem läheb ID-kaardiga Saisi, siis esitab lapsevanem selle avalduse, et ikkagi noorel peab olema see võimalus siis logida sisse Saisi. Ehk sa pidasid silmas, et kui lapsevanem läheb oma ID-kaardiga, siis ta soovib ise tulla õppima? Täpselt. Et kui laps tahab tulla õppima, siis ta peab minema oma ID-kaardiga ja seda tegema? Sisse logimine. Okay, aga kui nüüd peaks juhtuma seda, et ei ole ID-kaardi, on pass, siis tuleb paberkandjal tuua? Paberkandjal on ka võimalus koolis, aga ikkagi kõik eelistavad, et see oleks läbi elektroonse keskkonna, et siis on Smart ID tegemise võimalus, et ka sellega saab logida sinna ilusasti sisse. Ja et meie ka võtame muidugi selle passiga noore ka vastu ikkagi ja leiame talle vestluseks kuupäeva, aga pärast seda, kui sa oled ka vestlusel ära käinud, tuleb uuesti oma õppija tulekku kinnitada ja siis on jälle vaja sinna Saisi logida. Nii et tegelikult tõesti aegsasti oma paroolid ja ID-kaardid ja kõik muud asjad korda saada on kõige lihtsam. Et see oleks praegu sõnum, et tehke ID-kaart endal siis ära. Aga
ja läbi SAIS-i tegelikult sa saad teada ka, mis kuupäeval, mis kellaaeg sa pead koolis olema, et millal siis need vastuvõtu hindamised toimuvad, et kogu infovahetus vastuvõtuprotsessist toimub läbi SAIS-i ja SAIS siis edastab õppija kandidaadile infot tema meili peale, mis on siis pandud SAIS-is selle kontaktiks. Et me ennem rääkisime, et neid, mida on võimalik õppima tulla, saab vaadata siis koolide kodulehtedelt, aga SAIS-is on ka kõik ju info olemas. Et kool ja mis erialad, kuhu erialale või valdkonda võimalik õppima tulla, et seda saab sealt kätte siis. Ja iga konkursi juures, siis eriala juures on ka lühikene kirjeldus, mis eriala õppe endast kujutab ja lingid ka siis kooli kodulehele selle eriala juurde. Kuidas see vastuvõtt üldse hakkab nagu välja käima, et välja näeb, et see korra nagu mainisid, et see ei ole nagu igal erialale vastuvõtt ei ole ühesugune, et seal võib olla nagu erinevusi. Ja ma mõtlen, et noorele võib see ärevus tekitada see ka, et mis nüüd toimuma hakkab, et kuhu ma pean minema, kas mingid kurjad tädid, kurjad onud võtavad mind vastu kuskil, vaatavad mu pikkust kaalu, kas ma sobin või mitte või käib see natuke teistmoodi? No iseenesest mina loodan, et see võtab just nagu ärevust maha, et tõesti lähevadki igal erialal juurde väga konkreetsed hindamiskriteeriumid, kas ma pean mingisugustes ainetes olema saanud mingid kindlaid hindeid, kas ma pean vestlusele minema, kas mul on seal kohapeal mingi ülesanne, testitakse minu kas matemaatika, eesti keele, mingi muu aine teadmisi, et need kriteeriumid lähevad sellise tabelina väga konkreetselt kooli kodulehele ja nendest siis peab vestlusel või siis kui see protseduur ei hõlma vestlust, igal juhul nagu kinni pidama. Ja selle alusel tulevad ka siis punktid ja läheb SAIS pingerida nende punktide alusel, et kõik on selles mõttes väga ette teada ja läbipaistev. Ja ma soovitan ka, et kindlasti vaadata koolide kodulehti. Vastuvõtu all on kõik need hindamiskriteeriumid, millest Helen just rääkis ja selle järgi saab noor tegelikult ka ette valmistuda kas vanema või kooli toel, et mis seal vastuvõtus hakkab toimuma. Et kui on vestlus, mis on need vestluse kriteeriumi, mille alusel siis hinnatakse, mis on need teemad, mida räägitakse, test, millest see test koosneb. Et kas on vaja keskmist hinnet tunnistuselt, et mis on need alused. Et Astangu keskuses kõigil erialadel on siis vestlus ja töökatse vastuvõtu hindamiseks ja täpselt samamoodi meie kodulehel on ära kirjeldatud, et mis tähendab vestluses hindamiskriteeriumis, mida me küsime, mida me hindame ja töökatse, et mis tähendab siis töökatse, mida seal tegema peab ja mida siis hinnatakse. Okay. Sa Helen mainisid ka seda, et tuleb pingerida enamasti, ma arvan vist kõigil ma arvan, et tuleb pingerida. Et nüüd see kutsehariduse reformi raames on üks teema, mis tegelikult nagu on haridusreformi osa, et meil on õpiiga kohustus on kasvanud 18. eluaastani. Kui seda nüüd pingerida nagu koostatakse, kas see mõjutab ka nüüd see õppija tõus 18. eluaastani miskit? No selles mõttes iga õppija kahjuks ikkagi ei saa võib-olla igal õppekohale, mida ta tingimata esimesena endale siis välja valis, et ikkagi tuleb osaleda katsetel ja saada siis piisavalt head punktid ja mõnel erialal võib olla see konkurss suurem ja mõnel siis ka väiksem. Õnneks saab õppija ka mitmele erialale samaaegselt kandideerida, ehk siis tegelikult see võimalus, kui ma ühel erialal ei saanud, siis äkki ma sain sellele teisele. Kui ei saanud mitte kummalegi, siis on tõesti see lisavastuvõtt, et siis saab uuesti esitada suvel avalduse või siis kandideerida sinna ettevalmistavasse õppesse, nii et tegelikult jah, koha peaks leidma kõik alaealised õppijad endale siis kuskil koolis. Õppe puhul ei ole eelisseisus õppija kohustusega noored, et seal nad kandideerivad kõik õppijad koos, et ettevalmistav õpe, millest me räägime hiljem natuke, et seal on see, et õppija kohustusega peab tagama selle koha. Ehk siis mingile konkreetsele erialale kandideerimisel, kui üks on alla 18, teine on 19, et seal ei ole nii, et alla 18 automaatselt liigub siis nimekirjas ettepoole. Ei ole. Väga hea, siis on selge, et siis teavad ka noored seda, et kes siiamaani võib-olla pole veel tulnud kutseharidusse
otse pärast üldharidust, et seal nagu vahet ei tehta, et seal siis ikkagi sõltuvalt sinu teadmistest ja oskustest praegu, et vanuseline asi ei ole. Et kõigil on ühtsed kriteeriumid, mille alusel hinnatakse ja sellest tekib siis see pingerida, et mitte vanus. Selge. Ahah, väga hea. Nii, ma arvan, et me peaks liikuma selle ploki juurde, et mis siis juhtub, kui noor põhivastuvõtu raames ei osutu valituks või ta ei saa sisse. Aga et ma annan teile nüüd ka võimaluse veidi nüüd hinge tõmmata, sest meie jutuajamine on olnud üsna kiire, intensiivne, väga, väga tore. Et anname sõna jälle meie vahvale projektijuhile ja võime ütlema ka püstolreportile Remi Gregorile, kelle intervjuu läks Marelle Mõlliga, Haridus-Teadusministeeriumi eksperdiga tegelikult edasi veel. Ja siis tuleme stuudiosse tagasi ja vestleme edasi sellel teemal, mis siis noor peaks tegema siis, kui ta põhivastuvõtu raames ei saa kutsekooli sisse. Kui õpilane ei ole valmis veel pärast põhikooli 9. klassi lõpetamist kutsekoolis õppima, milline on siis toevajadusega noore õpitee valikud? Ja tänaseks päevaks on tegelikult väga väikene ressursikasutus olnud seal, kui põhikooli baasil lõpetaja saab tegelikult võtta lisaõpet. Ja see on tema samas koolis, mille ta lõpetas, selle tingimuseks on, et sa oled omandanud põhihariduse. Ja kui sa selle oled omandanud, tunnistus on taskus ja on näha, et tegelikult õppijal on mingisugused probleemid, miks, seal on ka õiguslik akt ütleb, et milliste murede korral tegelikult tal on õigus esitada avaldus, et jääda sinna samasse kooli veel 1 aastaks ja seal tal tehakse ka individuaalne õppekava selleks, et kas tema siis sotsiaalseid pädevusi veidikene arendada, toetada, tugida teda selleks, et järgmisesse astmesse oleks paremini ette valmistunud ja ta on ka veidikene vanem juba. Nii et, aga see, mis on, et ta toimub lapsevanema avalduse alusel. Lapsevanem peab avalduse esitama selleks, et siis tema laps saaks jääda lisaõppele sinna samasse kooli 9. klassi lõppetees. Veel üks, ma tahaks võib-olla siin öelda, et ei oleks seda vale arusaama, et lisaõppe on nagu istuma jäämine. See ei ole seda. See on pigem samasugune toe pakkumine nendele, kes mingil põhjusel ei ole valmis, kas siis oma kooli vahetama või astuma järgmise sammu järgmisesse hariduse tasemes. Kui toevajadusega õpilasele ei õnnestu kutsekooli astuda põhivastuvõtu raames, millised on siis tema valikud? Mina küll väga loodan, et tal on võimalus, sest tegelikult ei ole mitte kuskile kadunud meie kutseõppe õppekavad, mis meil praegu ka on ja mida ju tegelikult ka tänasel päeval avatakse ja toevajaduse õppija saavad seal õppida. Nii et ma väga loodan, et nad siiski esimese valikuga saavad omale kutseõppe õppekava peale ja kui tõesti midagi siis on sellist, et ei saa, kas on täis või ei ole valmis veel, siis ettevalmistav õppe on see järgmine aste, kuhu me kindlasti kõik õppijad siis suuname ja selleks jälle taas täpselt sama jutt nagu lisaõppe puhulgi, et valmistame ette neid seal selle õppekava, individuaalse õppekava alusel, et ta oleks valmis järgmine sügis, astuma siis kuskile juba järgmise sammu oleks valmis tegema, minema siis kas kutseõppe õppekavale, miks mitte ka kutsekeskhariduse õppekavale. Millal ette valmistav õppe gümnaasiumi juures ja millal kutsekooli juures? Tegelikult on see, et ettevalmistavat õpet on minister andnud oma käskirjaga loa nii kutsekoolidele kui ka mõnele gümnaasiumile. Ehk et grupp luuakse antud kooli juures. Siin ei ole sellel moel praegu nagu täpsemaid piiranguid, et kuhu nüüd keegi läheb. Et ilmselgelt, kui gümnaasiumis toimub mingi kas siis katkestamine ja ta ei ole täitnud õppimiskohustust, siis ilmselt läheb ta sinna gümnaasiumi juurde, aga ei pruugi. Aga 2 võimalust on ja need on mõned gümnaasiumid, mis on antud ja kutsekoolid. Aitäh! Ja palun! Aitäh meie reporterile Remile ja Marelle Mõllile Haridus- ja Teadusministeeriumist. Oleme stuudios tagasi ja mina olen jätkuvalt Gert Valdoru ja minu tänasteks vestluskaaslasteks on Elen Johanson Tartu rakenduslikust kolledžist Voko ja Kadri Norit Aston Kutserehabilitatsiooni keskusest. Ma ise loodan ka, nagu Marelle ütles, et kindlasti noored leiavad selle õige eriala ja saavad just erialale sisse. Aga kui peaks juhtuma, et ei saa
et arutaks sellel teemal edasi, et mis mõtteid teil praegu siis Marelle Mölli öeldu tekitab või täiendage seda? Mulle väga meeldis, et Marelle tõi välja selle lisaõppe võimaluse põhikooli juures. Et tegelikult kui paljud 15-aastased teavad, mida nad edasi õppida tahavad. Ei tea väga paljud. Et selleks olekski hea see lisaõppe põhikooli juures, et tegeleda noore karjääri valikutega ja samamoodi see, et ta oleks igapäevaelu oskustes iseseisvam, tema sotsiaalsed oskused oleks sellises küpsustasemel, et kutsekooli maailm on natuke teistsugune, kui on põhikooli maailm, et sa pead olema iseseisvam, sa pead olema rohkem meeskonnatöö tegija, ehk jälle need sotsiaalsed oskused, see, et sa õpid ametit pluss ka siis üldained, et see koormus on natukene teine, et osadel noortel on vaja sellist küpsemisaega ja tegelikult see lisaõppe võimalus põhikooli juures annab seda küpsemisaega, et kui on võimalik, siis kindlasti seda kasutada ja jälle lapsevanematele infoks, et vaadake enda põhikooli juures siis, et millal on see avalduste esitamise aeg, et koolidel on see väga erinev, et lisaõppesse saada, et selleks tuleb lapsevanem avaldus teha ja põhikooli esitada see. Kui palju lapsevanem peab igal juhul nagu märku andma koolile, muidu võib juhtuda, et kool ei tee seda, ei ava seda õppekava? See on, lapsevanem annab märku, arutab läbi kooliga need, et miks ta näeb seda lisaõppe vajadust ja siis kool pakub seda. Helen, soovitused teha? Jaa, et nagu seal öeldi, et seda kasutatakse tõesti Eestis praegu hästi vähe ja mõnele õppijale võib see olla tõesti vajalik, et ta võib-olla pole valmis ka sinna ettevalmistavasse õppesse veel tulema, sest ta veel vajab seal oma kooli juures küpsemist, et muidugi jah, me loodame ka, et enamik õppijaid leiab siiski enda selle valdkonna ja liigub otse edasi, aga kindlasti on neid noori, kes natukene võib-olla sellist pikemat õpiteed vajavad. Nii, aga võtame siis korra ette, et juhtub ikkagi siis see stsenaarium, et noor ei saa erialaõppesse sisse. Kas siis on maailm läbi? Ei, tegelikult 30. juuniks on kõigil noortel teada, kes siis esitasid põhivastuvõtus sooviavalduse, et kas nad said õppima või mitte. Ja siis alates 1. juulist on jätku vastuvõtt. See tähendab, et erialad, kuhu jäid vabad õppekohad, avatakse uuesti konkursid ja siis on võimalik esitada sooviavaldus sinna õppima asumiseks. Jälle tuleb vaadata koolide kodulehti, sest on hästi erinevalt need jätkuvastuvõtud, et millal toimuvad siis hindamised, et need leiab jälle siis kooli kodulehelt info. Jah, ja tasub erinevaid koole vaadata, et võib-olla seesama eriala, mis ühes koolis nagu täitus, et täitsa võimalik, et mõni kool õpetab veel sarnast näiteks asja ja on võimalik hoopis teises koolis näiteks õppida. Ja kui ka siis erialal ei saa sisse, siis jääb ettevalmistava õppe? Jaa, et ettevalmistav õppe on siis põhikooli lõpetanutele, kellel on õppija kohustus, ehk kes on alla 18-aastased, et nemad peavad saama ettevalmistavasse õppesse õppima. Ja ettevalmistava õppe vahe, ütleme siis selle, nagu sa ise, Kadri, mainisid sellest, et kooli juures lisaaasta, et küpseda, ettevalmistav õppe on ka nagu ju küpsemine, aga kutsekooli juures. Kuidas sa siin selle nagu vahe nüüd lapsevanemale või noorele selgeks teed, et millal siis enda kooli juures need lisaaasta teha või lisaaastat ja millal siis sinna ettevalmistavasse õppesse kutsekooli juurde tulla? Lisaõppe toimub juba eelmises koolis, mis on teada-tuntud turvaline keskkond sinu jaoks. Et kui noor on valmis astuma sammu edasi, et ta läheb ettevalmistavasse õppesse, siis tema jaoks on see teissugune keskkond. Teised inimesed, kes siis on õpetajad, on tugispetsialistid, et tal peab see sobima lihtsalt. Ja see ongi see vahe, et tegelikult ka ettevalmistavas õppes toetatakse igapäevaelu oskustes, sotsiaalsetes oskustes, eriala valikul, aga need keskkonnad on täitsa erinevad. Ja et ongi, ma arvan, see toevajaduse aste on see kõige suurem erinevus, et see lisaõppe enda koolis sobib ikkagi juba suurema toevajadusega õppijale, et ettevalmistav õppe pigem nagu noorel, kes tegelikult on nagu valmis, oli isegi võib-olla valmis nagu juba liikuma kutseõppesse, aga juhtuski nii, et mingil põhjusel ta sinna seda kohta ei saanud, et ta vajas kas mingis aines veel natukene lisaabi või valdkonna valimisel natukene lisaabi, et aga tegelikkuses on ta nagu valmis põhimõtteliselt varsti juba sealt ettevalmistavast õppest nagu kutseõppesse liikuma.
Võib-olla Kadri veel ava, et kellele see ettevalmistav õpe siis nagu mõeldud on, et millised need sihtrühmad on? Need sihtrühmad on tegelikult väga-väga erinevad, et seal võibki olla noor, kellel on vaja abi näiteks eesti keele omandamisel, et ta ei ole valmis minema kutseõppesse, sest eesti keele oskus ei ole sellel tasemel. Või näiteks noor, kellel on vaja üldainetes tasandusaastat, et kandideerida ja minna asud õppima siis erialale. Ja see võib olla ka toevajadusega noor, kes vajabki sellist kohanemise aastat ja vajab rohkem tugiteenuseid, et teha näiteks valik eriala osas, või siis on jälle see küpsemise osa, mida me oleme rääkinud siin, et sotsiaalsetelt, igapäevaelu oskustelt oleks valmis õppima kutseõppes. Et sihtrühm on hästi-hästi lai. Kas see ettevalmistavat õpet võib siis võtta ka või saabki võtta nagu sillana juba järgmisel aastal siis võib-olla erialale kandideerimisel konkreetsel? On. Jah, et see nagu eesmärk ongi, et ta tegelikult ikkagi pärast seda ettevalmistavat õpet, et see ongi ettevalmistus edasi õppimiseks põhimõtteliselt. Ja ettevalmistav õppe sees siis, te mainisite ka kergelt juba, et on sotsiaalset oskusi antakse juurde, aga sa saad nuusutada ka nagu siis neid konkreetseid erialasid ja leida just see endale see õigem siis, kui sa veel täpselt ei tea, mida sa tahad teha. Ettevalmistava õppe puhul kõigile õppijatele tehakse individuaalne õppekava, et lähtuvalt tema vajadustest hakkab see õpitee siis kujunema. Kui tal on igapäevaelu oskustes, iseseisev sotsiaalsetes oskustes väga hea, siis neid teemasid niimoodi ei puudutata, vaid see õpirada tekib täpselt selle tema vajaduste järgi, et kus on need tasanduskohad. Ja käime korra läbi ka selle ettevalmistava õppe tehnilise poole, et korra mainisite, aga käime korra üle, millal on võimalik taotlus esitada ettevalmistavasse õppesse? Siis, kui põhivastuvõtt on lõppenud, ehk siis alates 1. juulist. Ja kuhu, mis ajani? See on hea küsimus. Praegust minu info järgi on see, et me võtame vastavalt avaldusi laekumise järjekorras ja nii palju kohti, kui siis on koolil pakkuda. Et koolidele on siis Haridus-Teadusministeerium teinud pakkumise, et mitu õppekohta nad ettevalmistavasse õppesse saab. Aga kui on taotlejaid rohkem, kui neid kohti on, siis siinkohal ma ei oska hetkel öelda, et mis see saab. Jah, et põhimõtteliselt ongi, et kuni kohtade täitumiseni peab võimaldama siis sinna neid noori astuda, et kellel see vajadus on. Ja põhimõtteliselt ju võib juhtuda ka selles, et õppija ei saa hakkama mingil põhjusel oma põhiõppes, kuhu ta siis sisse sai, ja võib-olla vajab ta tegelikult ikkagi uue valiku tegemiseks hoopis siis sellist ettevalmistavat õpet. Ja plaanitud on iseenesest nii, et eks näol, kuidas ta tööl hakkab, et see ettevalmistava õppesse tegelikult on võimalik aastaringselt siseneda, on ju. Et kui ei saa üldhariduses gümnaasiumis hakkama, peaks olema võimalik liikuda näiteks, kui soov on ettevalmistava õppesse. Aga seal on küsimus, et kas kohad on. Ja tegelikult ka vastupidi, et kui ilmneb, et on näiteks koolil vabu õppekohti põhiõppes ja ettevalmistavas õppes selgub, et tegelikult võimekust on võib-olla rohkem kui katsed näitasid, et siis on võimalik õppesse liikuda sealt varem. Okay. Selge. Mul nüüd on küsimus teile see, et ikkagi kui peaks nüüd juhtuma see, et noor ei saa ettevalmistava õppesse. No juhtub, et ei ole näiteks selles piirkonnas võib-olla piisavalt kohti, või siis selgub ka, ma ei tea, õppima asumisel, et ikkagi ei tule välja. Liiga raske on kutsehariduses, et mis siis noorel nagu lahendused on, et ta koju ei jääks? Sellist varianti ei ole, et ettevalmistas õppesse ei saa või see, et ta sealt välja langeks. Et pigem, ma arvan, on küsimus sellest, et õppija kohustuse juba täitnud noor, et kui ta on üle 18-aastane, et kui tema ei saa kutseõppesse, et mis siis saab? Et siis tegelikult mina soovitaks mõelda erihoolekande teenuste peale, et kutseõppe ei sobi kindlasti kõigile noortele, et seal just on see, et kutseõppe lõppeesmärk on see, et noor läheb tööturule, et kas need teadmised, oskused, võimed on sellel tasemel, et õppida ametit ja siis sealt, et minna edasi tööturule. Et ma mõtlen siin näiteks lugemisoskust, kirjutamisoskust, arvutamisoskust, sotsiaalsed oskused, igapäevaelu oskused, et kas see noor on nii iseseisev ja selliste võimetega, et ta saab hakkama seal kutseõppes. Kui mitte, siis ongi erihoolekande teenused, näiteks igapäevaelu toetamise teenus, kus siis toetataksegi igapäevaste
toimingutega hakkama saamist või siis töötamise toetamise teenus, mis siis toetab tööoskuste arengut ja ka töö tegemist. Kust neid teenuseid oleks võimalik taotleda siis? Neid on võimalik läbi Sotsiaalkindlustusameti taotleda ja üle Eesti tegelikult on teenusepakkujad, kes siis on täiesti erinevates kohtades kohal olemas ja on võimalik taotleda neid seal läbi Sotsiaalkindlustusameti. Et lihtsalt jälle on see Sotsiaalkindlustusameti juhtumi korraldajatega võtta ühendust, rääkida ära, mis on see murekoht, et põhiline on see, et noored koju ei jääks keegi, et Eestis on olemas erinevad teenused, et kutseõppe ei pea olema kõigile, et on muud võimalused ka. Ja meie teeme tegelikult päris palju koostööd noortegarantii tugisüsteemiga, et kellel on ka päris palju teenuseid noortele pakkuda, et ka siis nõustamis ja muid võib-olla neid natuke reele tagasi toovaid teenuseid, et meie tegelikult julgustame, ka meie teavitame võib-olla abivajavast noorest neile, aga sinna võib pöörduda ka noor ise või tema lähedane, et me vajaksime veidi abi ja nõustamist. Et ja nendega koostöös on ka tõesti erinevaid projekte, et näiteks hetkel ka töötame, kuidas võib-olla need noori kas või läbi töökohapõhise õppe tagasi siis kooli tuua, et isegi ka kutsehariduse sees on nii palju neid õppevorme lisaks nendele tasemetele, et seal selles mõttes on nagu neid kohti, kus võib-olla nõustajaga veel nõu pidada. Aitäh, teiega oli väga meeldiv vestelda, aga mul ongi viimane selline siis küsimus teile või õigemini selline ettepanek, et palun andke siis sellisel äreval ajal, sest need ükskõik esimesse klassi astumine on ärev, põhikoolist gümnaasiumisse astumine on ärev, pärast võib-olla üldhariduskoolist ülikooli astumine on ärev, esimesele töökohale minek koolist on ärev, et see on selline ärev aeg ikkagi praegu, ütleme siis üldharidusest liikuda kutseharidusse. Mis oleks teie sellised head soovitused või õnnesoovid või sellised midagi positiivset noorele ja perele kaasa sellesse ärevasse perioodi? Kutseõppes on lahe. Kutseõppes on võimalik õppida väga palju erinevaid erialasi. Kutseõppes töökeskkonnad, kus õpitakse, on väga kaasaegsed, et ma arvan, tasub tulla kutseõppesse. Hele. Ja äreval ajal toob rahu soovida, aga tegelikult selles mõttes päriselt rahu, need valikud, mida see noor inimene tollel hetkel teeb, et need ei ole niikuinii igavesed, meil oleme täna seal ajas, kus meil on elukestev õppe ja kõik, mis seal koolis õpitakse, niikuinii tuleb juurde veel õppida ja ümber õppida, et see ei ole nagu midagi sellist, mis jääb kivisse, et alati on võimalik ka mingite tasemete vahel liikuda, koolides töötavad väga toetavad tugispetsialistid, et ma arvan, et lihtsalt leida see, mida ma tahan praegu ja siin teha, mis mul hetkel huvi pakub ja võib-olla mitte panna liiga suurt stressi sellele, et nüüd selle ma valisin ära ja see kehtibki mul elu lõpuni, et ei kehti, et see võib-olla tõesti siin ja praegu selle enda südame ja soovi järgi tegutsemine on tegelikult see, mida teha saab. Ja siis noortele sõnum, ärge koju jääge, et tulge toimetage ja üks toimetamise viis olla aktiivne on just kutsehariduses seda teha. Et siin on toetav võrgustik, on olemas erinevad huvitavad õpiteed, erinevad erialad, kus on võimalik siis liikuda ja ka see, mis ma kenasti Helen, mis sa välja tõid, et eksida on ka okei, ei peagi tegema, ei pea arvama, et see valik, mis ma teen, et see jääb nüüd kivisse. Et kutsehariduse sees on võimalik pärast teha teisi valikuid, kui sa tunned, et motivatsioon teha midagi on nagu muud. Aga oluline, et kandideerige siin praegusel ajahetkel ja tehke seda muidugi meie vaates siis just kutsekooli. Aitäh sulle, Helen Johanson, Tartu rakenduslikus kolledžist Voko, igapäevaselt siis Vokos tugikeskuse juht. Aitäh Kadri Noorit Astangu Kutserehabilitatsiooni keskusest ja igapäevaselt siis tugiteenuste arenduse osakonna juhataja. Ja mina olen Gert Valdaru, kes igapäevaselt töötab Astangu Kutserehabilitatsiooni keskuse juhina. Head kuulajad ja vaatajad, soovin teile ilusat kevade jätku ja kohtume tulevikus.